Tere taas, oleme jõudnud juulikuu lõppu ja meie ei ole väsinud ja usun ka, et teie ei ole väsinud, sellepärast et inimene tahab lisaks vaimutoidule ka kõhutäit saada ja kindlasti suvel on see tore võimalus katsetada ja proovida erinevaid asju, mida saab siis kas grillidel või ükskõik kus teha, kas või näiteks lõkke peal teha. See on ka muidugi hea võimalus. Tõnu, sinul on taas ikkagi läinud nädal päris töiselt ja oled nüüd tänaseks meil ette valmistanud taas sellise võib öelda kergema roa. Et täna grillime köögivilju. Ma tegelikult päris tihti ei teegi mingit salatit. Grillin liha ja siis panen tomatikobarad ja pärast tõstan taldrikule. Polegi midagi muud vaja. Kaste on põhiline, siis grillime köögiviljad ära. Ja pärast segame kastmega kokku ja see on väga hea. Nii, ja sa alustad kastmest? Ma alustan kastmest. Aga siis mida selleks vaja? Nii, kogused on loomingulised. Kasutan purki. Siin on rafineeritud oliiviõli. Mulle meeldib siin kasutada rafineeritud oliiviõli, sest tal ei ole mingit sellist tugevat oliiviõli maitset. No, mulle meeldib. Kui teile ei meeldi, tehke extra virginiga. Nii. Siia vaneme. Ja selle teedki selle sama purgi sisse? Ja. Niimoodi? Ühe teelusikatäie soola. Väga huvitav, väga huvitav. Purgi sisse? Purgi sisse. Siis varsti sa näed, miks purgi sisse. Okay. Ma kujutan ette, aga vaatame. Ühe teelusikatäie musta pipart. Siis mul on juba pressitud küüslaugu küüned, mingi 8 tükki. Panen need ka siia. Siis suhkrut või mett. Mul on siin üks purgipõhi. Pistsin ta mikrolaine ahju, lasin 1 minuti, nüüd on ta hea vedel. Ja valan selle ka siia sisse magusust. Ja lõpuks läheb palsamiveini jäädikas. No, vot siin on ka kogused on loomingulised. Ma panen nii palju. Segame ära, pärast maitseme, kui on vähe, paneme juurde. Kui on palju, no siis võib õli juurde panna, aga ma arvan, palju ei ole. Vaata selline väga ilus selline ollust tuli. Ja varsti on kole. Niimoodi? Ja kõige lõppu punt peterselli tükeldatud. Purgi sees. Purgi sees. Sellepärast, et see purk on meil shaker. No, see on selge. Seda ma kahtlustasin, et sa midagi sellist välja oled mõelnud. Ma annan selle nüüd sulle. Ma tegelen nii kaua muude asjadega. Sa saad siin aeg-ajalt loksutada. Tahaks nagu nuusutada kohe, mis lõunaks on. Ot. Me proovime äkki. Proovime, jah. Ma tahaks nagu proovida. Võta lusikas. Nii. Väga hea, et proovisime. Ma panen balsaamikut juurde. Ja nüüd siis köögivili? Jah, täna me grillime siis paprikat. 2 värvi, lihtsalt ilu pärast. Suvikõrvits, kirstomatid, punane sibul, võib ka valge olla, taas ilu pärast, et on siin väheke teist värvi, ja baklažaan. Baklažaanile ma enne raputasin soola peale, ootasin, veepiisad tulid välja, siis pigistasin natuke välja. Nii tehakse. Aga sa ei lõika sellised sibularattaid, aga oled niimoodi... Jah, niimoodi sektorid. Jah, see on võib-olla isegi põnevam. Ja grilli peal kindlasti võib-olla ka vähe nagu mõnusam. Aga paneme grillile. Paneme grillile. Ja nüüd siis paneme siia teisele grillile, meil on täna 2 aparaati käsi. Natukene liha ka, et mis me üksi juurikaid sööme. Et paneme paar tükki... Liha peab ikka ka olema ükskõik mis koguses. Paar tükki liha ja siis lappan siia paprikad. No nii, vaatame üle asjad. Need võtame ära. Paprikad on valmis. No siin on alati selle köögivilja grillimisel see probleem, et teinekord võtavad sellise musta kihi peale, kõrbenud kihi. See vist ei ole hullu. See ei ole hullu ja see tuleb, näete, see tuleb väga kergelt ära. Võib näpu vahel ära võtta, aga kui me teda siin segame, siis ta vajub põhja. Vajub ise ära. Ja ei, see ei tee midagi. See ei tee midagi, jah. Pole õnneks nii masendavalt mustad. Ja siin selle pelleti grilli peal rahulikult on siin olnud. Sa oled neid lihtsalt ümber pööranud korra. Ja ega rohkem midagi vaja ei ole. Ei ole. Võib grilli välja lülitada.
kuule, aga meil hakkab asi valmis saama. Panen ta siia siis ilusti serveerimisnõusse. Dekoratiivsemasse anumasse. Ja nüüd see võlupurk, jah? Ja nüüd on grande finale. Loksutatud piisavalt. Ja loksutasin, ma kogu aeg jälgisin seda. Vaata, ta on nagu läinud paksemaks ka. Väikse mesi ja kõik ole siin. Vaata, kui huvitav. Ma esialgu kõike ära ei pane, vaatame. Aga mul on tunne, balsaamiku lõhn. Ma arvan, et meil läheb kõik siia ära, vala peale. Vala siit peale veel. Panen kõik ära siis. Jah. Võlukaste. Just. No nii, ja siin ta ongi, panime tükki liha ka kõrvale, kus sa ilma lihata ikkagi saad sellist ilusat. Eks ta ongi liha kõrvane. Ja see selline köögivilja, grillitud köögiviljad Tõnu sinu spetsiaalse kastmega. Kordan veel kord üle, kindlasti seda näete ja saate vaadata ka, kuidas asjad käivad ja mida Tõnu veel grillib Tõnu YouTube'i kanalilt ja loomulikult neid retsepte te näete ka TV3 kanalil, siis YouTube'i kanalist, kus siis on ka võimalik veel kord üle vaadata, mida me juba sellel suvel oleme grillinud. No ja nüüd on siis suurepärane võimalus proovida, eelkõige on siin ju selles mõttes... Peategelane on grillköögivili. Grillköögivili. Ja eelkõige kaste. Mina olen rahul. Tuleb tunnistada, et tuleb rahul olla. Võib-olla tundus lõhna järgi, kui ma selle purgi lahti tegin, et on natukene liiga tugev balsamiko selline alatoon, aga köögiviljadega koos on just. Väga... Köögiviljadel ei olnud ju midagi, ta imendub sinna sisse. Ta võtab maha selle kõik. Ja just, on super. Väga super. Nii et proovige ka teie ja veel kord Tõnu retsepte näete juba Tõnu enda YouTube'i kanalilt, kes tahab see sama retsept on ka seal. Ja loomulikult saate ka TV3 uudiste YouTube'i kanaliselt kõike näha, mis me juba teinud oleme. Ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal sellepärast, et suvi kestab, nii et grillige, toimetage ja leidke, avastage uusi maitseid. Kõike head.